Autovaba päeva raames sai testida ka uut ühiskaarti. Selleks puhuks oli Vabaduse väljakule kohale toodud spetsiaalne buss. Enne keskpäeva oli enim sagimist aga Tallinna Transpordiameti telgi juures, kus registreeriti osalejaid ühistranspordiga orienteerumisvõistlusele. Mis siia toob, et tunnete hästi ühistransporti, tahate ennast proovile panna või mis see on? Ma usun, et ma tunnen hästi, aga see natukene ekstreemsust jälle. Aga mis see eesmärk oli, et lihtsalt ennast proovile panna? Et lihtsalt tutvuda Tallinna linnaga ka, et ei ole ise päris tallinlane, et siis on nagu tutvume Tallinnaga ka. Kui hästi te Tallinna ühistransporti tunnete? No mina ikka tunnen. Ma olen siin elanud nüüd juba mingi 5 aastat või niimoodi, et enam-vähem on liinid selged. Kuidas see mõte tuli? Öeldi, et minge või ise otsustasite? Mina leidsin internetist täitsa, vaatasin ja sina vist saatsid mulle Facebookis kutse. Ja mõtlesin, et miks mitte. Üks tuttav on siin, et tema siis on korraldustiimi poolt, et saatis kutse ja kuna ma ise orienteerumisega olen natukene tegelenud, et siis tundus huvitav kombinatsioon. 100 osalejad said oma orienteerumisalase võimekuse linnatranspordi raames proovile panna ja ühe suure ringi linnale peale teha. 3, 2, 1, läks! Head orienteerumist teile, 2 tunni pärast ootan kõike tagasi. Elevust jätkus ja sügisilm oli autovaba päeva tähistamiseks parimast parim. Uute ühiskaartide katsetamine orienteerumise käigus läks edukalt. Nüüd on kõigil teistelgi ühistranspordi kasutajatel võimalus see kaart kasutusele võtta, sest 21. septembrist hakkas süsteem pealinnas ja Harjumaal kehtima. Praegu on ühistranspordi kasutajal võimalus, kuid mitte veel kohustus endale ühiskaart soetada. Paberpileteid ja kuukaarte saab edasi kasutada aasta lõpuni. ID-piletit aga koguni 31. märtsini 2013. aastal.